järjekordsele kodukultuuri näituse publikuprogrammi ettekandele. Ja ma tunnistan, et minu üllatus on küll väga suur, et teid on siia nii palju kogunenud, aga ilmselt Balti-Saksa teema pakub väga paljudele inimestele huvi ja vaatamata üsna külmale ilmale on siia saali meile nii täis, kui see võimalik on, toonud. Esiteks, ma loodan, et teil ei ole midagi selle vastu, et ma maski ära võtsin, sest ma hoian teist viisakasse kaugusesse ja teil oleks ilmselt üpris keeruline minu jutust aru saada, kui ma tund aega läbi maski räägiksin. Minu nimi on Marge-Rein Nitt ja üks olulisim põhjus, miks ma siin teie ees seisan ja räägin, on see, et olin üks 3 kodukultuuri näituse kuraatorist ja töötan Linnamuuseumis, olen arendusjuht siin. Ja peab ütlema, et Balti-Saksa teema ja etnilised protsessid 19. sajandi lõpus, 20. sajandi alguses said minu süül nii-öelda sellele näitusele nii massiivselt sisse toodud, kuna see tundus mulle isiklikult väga oluline rääkida sellest, kuidas see moodne Eesti maailm ja moodne Eesti kodu kujunes, mis sellele eelnes ja mis olid selle põhjused. Ja selle näituse ettevalmistamise käigus lugesin ma Balti-Saksa mälestusi. Mälestused on alati väga kõnekad rääkima, peegeldama ajastut, mida distantsilt on palju raskem teha ja siin ei tohiks karta seda, et need mälestused võivad olla subjektiivsed, sest nad ongi subjektiivsed, aga see on ühe inimese pilt sellest, kuidas ta tajus maailma enda ümber. Situatsioon 19. sajandi lõpuks, 20. sajandi alguseks oli väga kiiresti muutunud kogu 19. sajandi jooksul ja just nimelt see rahvastiku situatsioon. Ja pean silmas baltisakslasi, kes siis 700 aastat olid Eesti alasid valitsenud nii maapiirkondades kui ka linnades ja ootamatult või mitte, siis 19. sajandi lõpuks olid nad sattunud suurde vähemusse. Ja mis olid selle põhjused, sellest on täna plaanis rääkida. Tänase ettekande plaan ongi järgmine, et põgusalt räägin ma nendest sündmustest, mis niisuguste etniliste protsessideni viisid 20. sajandi alguseks. Siis vaataksime rahvastiku statistikat, mis kõneleb iseenda eest, tähendab siis, kuhu siis erinevad rahvusrühmad oma arvukuses ja suhtarvukuses jõudnud olid ja siis ettekande põhiosas ma loodan, et need esimesed plokid nii palju aega ei võta, et ettekande põhiosas tahaks ma tutvustada mälestustes, tutvustada seda baltisakslaste enesepeegeldust, seda kuvandit, kuidas nad maailma ümber enda nägid, kuidas nad nägid muutusi ja
missuguseid hinnanguid nad nendele muutustele andsid. Ja ma vabandan juba ette, et mul on plaanis täna hästi palju lugeda tsitaate, paberit, see võib olla natukene tüütu, aga oma kogemusest ma tean, et ei ole lihtne jälgida teksti ekraanil ja kuulata ettekandjat, et need tekste ekraanil ei näe, et te peate siis leppima sellega, mis ma teile ette loen. Nii et varuge kannatust. Aga nii nagu öeldud, räägime siis lühidalt nendest sündmustest, mis viisid sajandi lõpuks siis nii dramaatilise baltisakslaste positsiooni languseni. Siin on siis talupoegade vabastamine, teada-tuntud Eestimaal 1816. Liivimaal 19. aastal, siis sajandi keskel saadud luba talumaade väljaostuks Liivimaal varem kui Eestimaal ja talurahva kogukondade vabastamine mõisnike eestkostjalt, mis kõik need sündmused mõjusid hästi talurahva mobiilsusele ja loomulikult siis ka linnastumisele ja maarahva linna kolimisele, ümberasumisele. Siis väga oluline oli 1863. aastal passiseaduse kehtestamine Balti kubermangudes, mis võimaldas siis liikuda kogu impeeriumi piires. Edasi tsunftikorra tühistamine 1866. aastal, mis võimaldas edasi minna vaba ettevõtlusega, mis oli väga oluline. Siis suured muutused toimusid linnade juhtimises. 13. sajandil rajatud magistraat lõpetas tegevuse. 1877. aastal laienes Balti kubermangudele varasem Vene linnaseadus ja aasta hiljem alustasid tegevust linnavalitsused ja magistraat jätkas kuni 1889. aastani, millal siis lõpetas kohtureformi tulemusel ka see oma tegevuse. Ja võib-olla üks raskemaid hoobe baltisaksa kogukonnale oli venestamine, mis algas 90. aastate alguses. Ja linnades hakkas kehtima uus linnaseadus 92. aastast ja asjaajamine pidi selle alusel minema üle vene keelele. Aasta hiljem sai Tartu ametlikuks nimetuseks Jurjev ja nõnda edasi. Saksa koolid pandi kinni ja nõnda edasi. Ja oleme jõudnud siis statistikani, siin on siis numbrid pigem selles situatsioonist, kuhu rahvastikuprotsessid olid jõudnud 19. sajandi lõpus ja näha on, missugune oli üldine rahvuste vahekord Eesti alal, siis eestlasi oli 1881. aastal 90% ja sakslasi 5,3%. Ja 19. sajandi lõpus toimunud rahvaarvanduse andmetel oli eestlaste arv pisut kasvanud, aga sakslaste arv ikkagi üsna tublisti vähenenud ja sakslasi oli jäänud 3,5% ja küllap siis venestamine oli oma töö selleks ajaks juba teinud. Siis
dramaatiliselt 19. sajandi jooksul kasvas linnaelanike osakaal rahvastikust ja kuni 19. sajandi alguseni oli see 4-5% olnud, see oli niisugune keskajast alates püsinud keskmine ja seoses 19. sajandi linnastumisprotsessiga, mis väga kiiresti kulges, oli see 63. aastaks tõusnud 8,7%-ni ja 20. sajandi alguseks, 1913. aastal oli linnastumise protsent Eestis juba 23. Ja nagu öeldud, eestlaste osakaal hakkas väga kiiresti kasvama liikumisvabaduse kasvades ja eriti oluline oli siin passiseaduse rakendamine. Ja siin on veel arve. Eestlased linnades, see on siis kogu Eesti alal, oli juba 1881. aastaks saavutanud suhtelise ülekaalu ja sakslasi oli ligi 30% jäänud. Ja see oli tendents, et siis 19. sajandi lõpuks oli sakslasi Eesti linnades suhtarvuna 16,3 ja 20. sajandi alguseks oli neid, siis 13. aastaks oli neid jäänud veidi üle 11%. Nii et see trend liikus kiiresti. Siis baltisakslaste osakaalust elanikkonnas kõigi 3 Balti provintsi peale kokku on arvestatud 180 000 baltisakslast aastal 1881 ja siin on siis all toodud Eesti alal elanud sakslaste arv siis, mis näitab ka tugevat vähenemistendentsi ja juba siis 30. aastateks oli 1,45% elanikkonnast sakslased. Nii, ja oleme jõudnud Tartusse. Tartu elanikkond kasvas väga kiiresti kogu 19. sajandi jooksul. Need andmed toetuvad Berendsen-Maiste artiklile, Tartu kultuuriajaloo köites avaldatud artiklile. Te võite erinevaid arve kohata uurimustes ja kirjanduses, et need on siis sellised, aga ilmselt suurusjärgud on ikkagi suhteliselt sarnased. Ja siin on näha, et 81. aastaks oli siis eestlasi tublisti rohkem kui sakslasi Tartus. Ja nende suhtarv järjest kasvas nii arvuliselt kui ka siis suhtarvuna. Nii. Ja siia vahele tahaks ühe toredat tsitaadi Lea Lepikut, kes seal kenasti istub, öelda, mis sai talupojast selle sajandi jooksul. Lea on kirjutanud niiviisi 19. sajandi alguse päris orisest talupojast oli saanud 100 aastat hiljem ajalehti lugev, seltsielu edendav ja korporatsiooni liikumises kaasalööv iseteadev taluperemees, kellel on sõnaõigus valla asjus ja auasi vähemalt ühte poega mõnes kõrgemas koolis koolitada. Kellele peremehe kohta ei jätkunud, aga sulane olla ei tahtnud, need proovisid õnne linnas või Venemaa avarustesse välja rännates. Nii. Ja
selle perioodi baltisaksa teema uurijatest, lugedes nii mälestuste raamatuid kui ka kui ka monograafiaid ja artikleid, uurimusi, siis jäi silma, et väga palju on selles osas ära teinud filoloogid. Et mõne nime ütleksin, kes on palju baltisaksa kirjanduse, sealhulgas ka memuaristikaga tegelenud. Need on siis Liina Lukas, Reet Pender, kes seal teises ruumis koha on leidnud, siis tallinlased Maris Saapak, Jaan Undusk. Et see ei ole kindlasti mingi lõplik loetelu, aga jäi silma, et selle perioodi kirjanduse ja selle perioodi baltisakslaste teemadega on nad enam tegelenud. Siis kunstiajaloolastest jäi silma Kristiina Jõekalda, kes eelmise aasta lõpus muinsuskaitse ja baltisaksa pärandi teemal doktoritöö kaitses. Ja ajaloolased on loomulikult teemaga tegelenud, aga tahaks esile tuua Aadu Musta monograafiat sakslaste represseerimisest Esimese maailmasõja jooksul, et see on, ma arvan, suhteliselt uudne uurimisteema, mida kuigi palju ei ole käsitletud. Ja üks tsitaat Aadu Musta uurimusest, kus ta ütleb, baltisakslaste võimupositsioonide murdmisel oli määrav osa Esimese maailmasõja aastatel nende vastu suunatud repressioonidel, mis mõjutasid nii poliitilisi arenguid, majanduselu, rahvussuhteid, kultuurielu, aga ka luterliku kiriku positsiooni ja hilisemat korraldust. Ja tahaksin lugeda ka, tsiteerida Maris Saapaku, kes on väga sisukalt neid baltisakslaste mälestustekste mõtestanud. Ta ütleb, tsiteerin, kultuuri ja mentaliteedi loolise uurimuse kontekstis on autobiograafiline tekst eelkõige mingi ajastu toimimismehhanismide, hoiakute ja arusaamade peegliks. Neis tekstides saab teada, mida mõtleb autor oma ajast ja inimestest, millises valguses kujutab ta oma elu ja kaasaegseid. Selline teadmine on kultuuriloo vaatenurgas sama oluline kui nii-öelda tõeliselt aset leidnud sündmuste uurimine. Ja veel teine tsitaat Maris Saapakult. Paljude baltisaksa autobiograafiliste tekstide oluliseks teemaks on kodukoha ajalugu või laiemalt baltisaksa ajalugu. Edastatakse vanu klišeesid endist kui kultuuritoojatest, saksluse vaimu hoidjatest ja muud sellist. Ja muu selline ajaloole toetumine rõhutab ühest küljest kogukondliku kuuluvuse osa, teisalt annab ajalugu häid ja tavainimese jaoks ümberlükkamatut tõestusi. Uurijate arvates paneb tavainimese mälestusi kirjutama mingi kriis või mõra oma identiteedi tunnetuses. Seda saab laiendada ka kogukonna identiteedi tunnetusele. Baltisaksa autorid kasutavad ajaloost kõneledes tihti võimalust esitada oma versiooni möödunust. Tavapärane on baltisaksluse ülimuslikkuse teesi väljakäimine, see on baltisaksluse identiteedi põhijooni. Tunnet meid pole õigesti mõistetud, tundub paljude autorite puhul olevat kirjutamise ajendiks. Keerulised aspektid on oma rahva ajaloos on autori jaoks tajutavad kui mõrad oma rahva identiteedis. Autobiograafia kirjutamine võib sel puhul autorit aidata. Nagu te aru saate, see on siis, need tsitaadid juhatavad sisse siis selle
ploki, kus vaatame lähemalt neid baltisaksa mälestuste raamatuid. Siin on kindlasti inimesi, kes teemat palju paremini tunnevad, näiteks Reet Bender, aga pole midagi. Aga selle viimase tsitaadi valguses tahtsin veel rõhutada seda mõtet, et ta ütleb, et tavainimesi paneb mälestusi kirjutama mingi kriis või mõra oma identiteeditunnetuses või siis ka kogukonna identiteeditunnetuses, et mul on mulje, Reet võib mind parandada, aga mul on mulje, et just sellel käsitletaval perioodil, siis 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi isegi mitte alguses, vaid esimesel poolel on siis ikkagi see baltisaksa memuaristika, et väga-väga palju raamatuid on ilmunud selles osas, nii et see kinnitab hästi Maris Saakapu väidet. Et sellel kõigel oli ka oma põhjus. Aga liigume edasi nende konkreetsete mälestusraamatute juurde. Et ma tunnistan, et viimased nädalad otsisin neid, lugesin neid, väga huvitav oli ja neid on ka eesti keeles, mis hõlbustas lugemist, on ilmunud ka nii palju, et must jäi nüüd ka pärast ettekannet oma järge ootama, et ma väga loodan, et ma jõuan nendeni, sest see kõik on väga huvitav. Siin siis näete loetelu nendest mälestuste raamatutest, millest täna ma loodetavasti jõuan lõike teile ette lugeda. Ja esimesel kohal on Oswald Hartke mälestuste raamat. Ta sündis Tartus 1895. aastal ja tema esimene mälestuste raamat, sellele järgnes ka teine ja kolmas, käsitleb elu Tartus, Tallinnas, Saksamaal. Need olid tema erinevad eluperioodid ja ma julgen väita, et ehk pool sellest raamatust kirjeldab siis tema lapsepõlve Tartus, noorust, ülikooliõpinguid Tartus, et see on kindlasti meie seisukohalt kõige väärtuslikum, aga ka kõige emotsionaalsem ja kõige toredamal viisil kirja pandud osa nendest mälestustest. See raamat ilmus 68. aastal, 39. aastal lahkus ta koos perekonnaga Saksamaale ja 76. aastal suri ta Hannoveris. Nad kolisid Hannoveri ja seal elavad tema järeltulijad ka praegu. Ja miks nii palju Hartke raamatust? Sellel on mitu põhjust, et Hartke pakub palju materjali nendele küsimustele, millele mina vastuseid otsisin, et kuidas baltisakslased ise seda situatsiooni, kuhu nad sattunud olid, kuidas nad seda nägid. See on üks põhjus. Ja teine põhjus on see, et sel aastal veel on väga tõenäoline, et Reet Benderi tõlkes see raamat ka eesti keeles ilmub, et ta saab olema tervikuna tõlgitud ja loodan, et ta sügisel ilmub, et te saate selles kõik ise veenduda, et see on väga tore ja elamuslik lugemine, täiendab pilte Tartust sel ajal. Aga nüüd vaadates veel ülejäänud nimesid siin loetelus, need on siis, kui Oswald Hartke esindab siis baltisakslaste linnaelanikkonda, siis ma väga ei soovinud, et see jääks nii ühekülgseks, et baltisaksa aadelkond mitte kuidagi sõna ei saa, et
valisin siit lõigud, et ka neile sõna anda ja kindlasti praegune tunnine ettekanne ei saa seda teemat mitte kuidagi ammendada, et see on palju suurem ja laiem teema, kuivõrd siis need erinevad, ühe rahvusgrupi erineva taustaga liikmed, siis kuivõrd nende mälestustes selline hinnangud erinevad, et see on täiesti loomulik, arvestades nende erinevat tausta. Aga läheme siis edasi. Jaotasin tinglikult teemad siis niisuguste märksõnade kaupa. Venestamine on äärmiselt oluline teema, siis Balti provintside sakslaste meelsus, siis kuidas nad tunnetasid oma muutunud positsiooni ühiskonnas, kui valulik see oli või kui pragmaatiliselt seda nähti, siis mitmed nende mälestuste autoritest jäid seotuks oma Balti kodumaaga ka pärast Eesti Vabariigi loomist. Et ka sellest võiksime natukene rääkida ja siis see dramaatiline kodumaalt lahkumine aastal 1939. Ja ma tunnistan, et ei ole ma väga palju jõudnud rõhku panna pildimaterjalile oma ettekandes, aga kõigil teil on võimalus minna alla näitusele, seal on tunduvalt rohkem neid pilte, et need on pigem sellised ilmestavad ja illustreerivad. Venestamise ilmingutest tsiteerin nüüd Harket, kes räägib sellest, kuidas ta venestuse ajal kooli pandi. Saksa koolid olid keelatud, olid lubatud ainult mänguringid ja kuidas ta seda siin kirjeldab. 1903. aastal, kui sai 8 aastat vanaks, olid venestusmeetmed veel täies jõus. Saksakeelsed koolid olid täiesti keelatud ja saksakeelne õpetus oli lubatud ainult koduõppena. Kuna meie lapsed kuulsime lisaks vanemate kodu saksa keelele ainult lihtsa rahva eesti keelt ja venekeelsed sõnad jõudsid meie kõrvu vaid läbi eestikeelse häälduse täiesti moonutatud kujul, oli absoluutselt võimatu panna meid 7-aastasi venekeelsesse algkooli. Pealegi ei tahtnud seda ka meie vanemad. Nõnda siis seati 2 saksa õpetajanna juures sisse saksa kooliringid, kus mõlemas käis 6-7 last ja mis toimusid õpetajanna korteris. Need olid ametivõimude jaoks registreeritud lasteaedade või niinimetatud mänguringina. Ja siin ta siis kirjeldab situatsiooni, kus siis tuldi kontrollima, kas tegemist on ikka mänguringiga või hoopis millegi keelatuga. Üldiselt õppisime me aga oma auväärse vana Preili Akkermanni juures, et ka tõe armastusel on siiski piirid. Ühel ilusal päeval, kui me parajasti kõige kenamini rehkendamisega ametis olime ja tegelesime probleemiga 2 × 2 on 4, tormas sisse Liisa, maja teenija, ja sosistas paar eestikeelset sõna. Seepeale tuli meie seni kaunis unisele olemisele hoobilt elu sisse. Preili Akkermann korjas sõnagi lausumata meie kildkivi tahvlid ja heftid kokku, viskas need tagasi kätt ühte kummuti sahtlisse ja lahkus toast. Liisa tõi kapist lagedale mänguraudtee mitu pisikest hobuamprit, sulgudes autosid toona veel polnud, ja 2 kasti klotsidega, kallates nende sisu lauale laiali. Hetk hiljem käis innukas mäng ja kui Preili Akkermann paari minuti pärast koos ühe hallihabemelise vene ametnikuga sisse tuli, mängisime me täieliku südamerahus süütult edasi.
pärast lühidat venekeelset vestlust, mida me ei mõistnud, lahkus ametnik toast ja varsti tuli Preili Akkermann tagasi. Mänguasjad pandi ära ja aritmeetikatund jätkus. Alles hiljem saime aru, et Tartu Kreisi algkoolide inspektor, meie vanemate poolt jälestatud härra Svetšnikov oli käinud meie mänguringi jutumärkides revideerimas ja jõudnud veendumusele, et tegu oli tõesti selle ja mitte õpperingiga. Niisugune tore, päris varasest lapsepõlvest mälestus. Huvitavad on baltisakslaste meelsuse ilmingud. Näiteks ühte mitte väga olulist juhtumit kommenteerides ütleb Hartke. Selleks, et kasvada sisse meie ühiskondlikku ja poliitilisse mõtteviisi, mida me ise lühidalt Balti meelsuseks nimetasime, tuli tõesti olla sündinud Baltikumis ja olla käinud koolis, kus valitses sakslaste omavaheline koolivendlus. Seda erilist identiteeti tunnetati väga teravalt. Aga nüüd ma võtaks ühe raamatu. See on Eduard von Stackelbergi mälestuste raamat, ühe baltisakslase võitlustee on selle pealkiri ja loeksin natukene ka siit ette, et rüütelkonna liikmete seisukoht ka esile tuleks. Ja mida ta arvab venestusprotsessist. Meie asjalood oleksid ehk mõnevõrra paremini välja kukkunud, kui me juba pärast 1870. aastat oleksime teinud Vene ohu tagasitõrjumise oma ühiseks asjaks. Ühine on siis sõrendatult trükitud. Ja edasi räägita siis toimuvast. Lätlased ja eestlased olid juba oma liidrite isikuis võidetud Vene demokraatlik radikaalsele suunale. Kui ka meie endi keskel varem eksisteerinud positiivsest lojaalsusest meie valitsejakoja vastu oli vaid vähe järele jäänud. Lootsime me toona siiski veel kõik, et kogeme midagi sarnast nagu meie esivanemad Katariina Suure ja siis jälle tsaar Nikolai I range valitsuse ajal olid kogenud. Pärast mööduvat türaniseerimist, räkiukaase ja suurt soosingut, ebasoosingut, täielik tagasipöördumine ausa ja tubli saksa loomuse uuele eelistamisele. Need isevalitsejad olid ju tegelikult olnud saksa soost printsid, saksa emade pojad. Nii siis kirjutab Stackelberg. Ja Bert von Staden, kes on teistest käsitletavatest autoritest mõnevõrra noorem, siis tema sünniaasta oli 1919. Räägib baltisaksa ülemkihi arrogantsist Vene ametnikkonna ja Eesti talupoegade suhtes. Minu vanemate kodu põhihoiak oli konservatiivne. Monarhia pooldamine oli iseenesest mõistetav, ilma et Nikolai II või Wilhelm II pärast ühtki pisarat oleks poetatud. Mõtted ja tunded olid seisuslikud, kuid mitte kitsarinnalises tähenduses. Klassikuuluvus ja taseme tunnetus olid väga selgelt välja kujunenud, kuid seotud pigem kasvatuse, kombestiku ja seltskondlike tavade kui päritoluga. See, mida õigustatud peeti Balti arrogantsiks, oli tõepoolest küllaltki juurdunud, kuid enamasti ebateadlik. Oligi ju ikkagi ülemkiht, vähemasti oli kord oldud. Ümbritseva suhtes tunti üleolekut, eelkõige korrupeerunuks peetud Vene ametnike suhtes, rääkimata eestlastest, neist äsjastest renditalunikest.
ja 20. sajandi algusest siis mälestustes, nii rüütelkonna liikmete mälestustes, mis on pigem sellised poliitilise alatooniga, kui siis ka näiteks Hartke mälestustes on juttu koostöövajadusest 3 Balti kubermangu rahvuskaaslaste ehk sakslaste vahel. Ja Hartke kirjeldab üht Saksa käsitööliste seltsi aias aastal 1906 toimunud üritust, mis seda eesmärki pidi kandma. Tsiteerin. See oli ilmselt 1906. aasta hilissuvel, kui mu vanemad läksid ühele peole käsitööliste seltsi aias ja võtsid lapsed kaasa. Asi, mida nad muidu ei teinud, kuna ei pidanud õigeks viia lapsi liiga vara basaaride, asjaarmastajate, teatrietenduste ja muu seltskondliku ringi. Antud juhul oli aga tegu äsja asutatud Saksa seltsi esimese peoga. Selts pidi hõlmama kõikide ühiskonnakihtide sakslasi Liivi, Eesti ja Kuramaal ning oli valinud seltsi tunnusmärgiks kogu Baltikumi ühtsust tähistava Saksa ordu musta risti valgel kilbil. Ma jätan lõigud vahele, et magusamad palad välja tuua, sest kõike niikuinii ei jõua. Peeti kõnesid, mis võeti vastu elava aplausiga, lauldi rahvalaule ning lõpuks tõusid kõik püsti ja laulsid ühte täiesti uut laulu, mille sõnad olid koosviibimise ajal laiali jagatud väikestel lehekestel. See oli tallinlase Kristof Mikvitši kodumaa laul Heimatlied, mis sel õhtul kõlas Tartus esmakordselt ja millest sai paljudeks aastateks balti sakslaste hümn. Kõik laulsid vaimustusega ja nii mõneski silmas võis märgata meeleliigutuse pisaraid. Meie lauas istusid isa kõrval veel 2 Livoonia vilistlast ja 1 Kuroonia vilistlane. Need olid siis piirkondliku kuuluvuse järgi moodustatud üliõpilaste korporatsioonid. Pärast seda, kui olime taas istet võtnud, tõstsid härrad oma klaasid ja kinnitasid üksteisele, et igavesed tülikiskumised provintside ja korporatsioonide vahel peavad lõppema. Ühtsus muudab tugevaks. Nii kriitiliselt, kui ma ka praegu tolle aja vaimustusele tagasi vaatan, see on siis juba peale sõda kirjutamise ajal, mälestuste kirjutamise ajal, tookord olime me kõik vanad ja noored vaimustatud. Siis algas tõepoolest Vene keiserliku valitsuse poolt talutuna ülesehituse ajajärk, mis valmistas rõõmu. Asutati terve rida uusi asju, hoiukassa, raamatukogu, Saksa linnakool, ujula ja nii edasi. Nii oli meil poistel tunne, et elame keset elavat, kasvavat kogukonda. Et Saksa kogukond sai jälle tagasi õiguse pidada saksakeelseid koole, ühinguid ja nõnda edasi. Siis päris huvitav on lugeda kohalike sakslaste suhtumise kohta riigi Saksamaa suhtes. Ja siin on Hartkel üks repliik, mis ilmneb ühel lõbusõidul Emajõel. Perekond läks lõbusõidule ja ta kirjutab niiviisi. Märkasime reisijate seast tuttavaid, keda lehvitades tervitasime. Võõrastele lehvitamist oleksime peljanud, see polnud meie maal kombeks. Teineteisest mööduti tummalt ja tõrksalt. Isa jutustas meile sinna juurde, kuidas Reini jõe aurikutel rõõmsalt lauldi, lehvitati ja vastastikku hüüti. Ja siis selline lause, kuid see oli Saksamaa, seal olid ainult sakslased ja seal oligi meie arvates kõik parem, ilusam ja rõõmsam. Ja huvitav on see, kuidas siis Saksamaad nimetati välismaaks ja
ja teisi Euroopa maid siis nende nimede järgi, et siin on öeldud tsitaat: 1912. aasta suvel sõitsid mu ema ja õde välismaale. Saksamaa, mida meil lühidalt välismaaks jutumärkides nimetati, oli meie tartlaste jaoks kõige sagedasem reisisiht. Muid maid, kui sinna sõideti, nimetati eraldi nimepidi. Sõideti kas Šveitsi, Tirooli, Itaaliasse või ka Sitsiiliasse. Nii, ma olen ilmselt lootusetult maha jäänud nende slaidide vahetamisega. Nii, mis on väga huvitav, kuidas siis ikkagi balti sakslased tajusid seda oma kogukonna hääbumist või kokkutõmbumist ja oma mõju vähenemist. Ja nüüd taas Hartkel on üks pikem mõtisklus sellel teemal. Vaatan, palju mul aega on. Ma ei tea, kas ma ütlesin seda alguses, aga ma ütlen praegu, et need Hartke tekstid on tõlkinud Reet Bender. See oli siin kirjas, aga võib-olla ma unustasin seda öelda. Et see on väga oluline ja siis kuidas siis Hartke näeb balti sakslaste positsiooni ja selle muutumist. Praegu aastakümneid hiljem justkui näiks mulle, et need vihased võitlused varasemate sõprade vahel, mis ei sobinud ei rahvusliku kokkukuuluvuse ega ka heade kommetega, põhinesid mingisugusel sügaval alaväärsuskompleksil. See oli tekkinud järeleandmatu venestuse tulemusena. 19. sajandi lõpul pärast seda, kui keelu tõttu saksakeelseid loengut pidada, oli suurem osa Saksamaalt pärit saksa professoritest sunnitud Tartust lahkuma. Seeläbi kaotas Tartu seltskond oma vaimselt kõrgelt kvalifitseeritud, maailmale avatud ja tänu professorite kõrgetele palkadele majanduslikult sõltumatu elemendi. Ilma milleta Tartu literaatkonna seltskondlik elu kaotas tasapisi oma taseme ning mandus väikelinlikule tasemele. Et vanem põlvkond oli säärasest arengust teadlik, kui nad seda ka endale tunnistada ei tahtnud, nähtub minu arvates meie vanemate peaaegu nukratest lugudest sellest, kui elav olla seltskondlik suhtlus olnud vanadel aegadel, kui külalislahkelt olid just professorite kodud olnud avatud igale külalisele. Ja väikse vahele jättu järel meie vanemad leidsid ilmselt, et maailmale avatus, mis oli olnud ehteks Tartule, hakkas kõige väärtuslikumate inimeste lahkumisega tasapisi kaduma. Tartu sakslased tunnetasid oma ridade kahanemist. Nad võtsid Vene ülikooli suhtes sisse kaitsepositsiooni. Kaitstes end ülekaalukate võõrmõjude eest jõuti sallimatu natsionalismini, väiklase rahvuste vahelise võitluseni. Kuna linnavolinikke tohtisid valida ainult majaomanikud, algas võitlus iga maja eest, mis müügile pandi. Häda sellele, kes oma maja mõnele eestlasele või venelasele müüs. Et selle mõttega haakub ka allnäitusel käsitletud Vanemuise uue seltsihoone ehitamise lugu, et ma ei hakka seda siin pikemalt tutvustama, et seda saab kahjuks vaadata, kes ei ole sellega tuttav. Ja Hartke jätkab. Tartu elu oli eelmise aastasaja lõpus alanud venestusest saadik üleüldse põhjapanevalt muutunud. Kui Saksa ülikooli ajal olid ka seltskondlikus elus olnud tooni andjateks osad Saksamaalt pärit professorid, nimekad teadlased, siis pärast nende professorite lahkumist, kes vene keeles loenguid pidada kas ei osanud või ei tahtnud, muutus lamedamaks ka vaimne elu. See oli iseäranis märgatav tudengielus. Korporatsioonid elasid lobedamat ja kulukamalt. Pidutseti rohkem ja töötati vähem. Moodi läks igal võimalikul puhul šampanja joomine.
elegantne viimase moe järgi rõivastatud tudeng tõrjus aegamööda kõrvale veidi jämedapoelise algupärase burši. Ja seda mõtet siis kokkuvõtvalt järelemõtlikud vaatlejad tunnetasid valutundega, kuidas säärase kasvava kulukuse kõrval ähvardas kaotsi minna Tartu elusarm, mis ühendas kõrge harituse ja lihtsa eluviisi, tõsise suhtumise oma elusse ja kohustustesse ning süütu rõõmu pidudest sarnase ellusuhtumisega mõttekaaslaste ringis. Et kogu selle baltisaksa kogukonna sees oli kindlasti palju väikseid kogukondi, Tallinn erines Tartust, Tallinna meelsus oli sootuks teine, mis Tartu meelsus, Liivimaa, Eestimaa erinevused ja vastuolud ja nõnda edasi, aga sellele ei jõua siinkohal peatuda. Siis tsiteeriksin siinkohal Stackelbergi taas ja kes siis filosoofilisemalt vaatab panslavismi ja kuhu see siis on erinevad rahvused viinud. Tsiteerin. Nõnda küpses neil aastail, mil Venemaa imbus läbi panslavistlikest ideedest, seal tsaari võimupositsioonide lagunemine, sulgudes, sest slaavluse edendamine tähendas samaaegselt demokraatlikku arengut ja siin üsna pea saksa rahvuslik opositsioon ning Eesti ja Läti natsionalism. Ja edasi. Meie saksa läänikorraldusel, saksa õigusel ja saksa haridusel põhinev ühiskondlik struktuur sai oma sakslusest vaid seetõttu teadlikuks, et panslavism, venestamine viis selle rahvusliku koondumise ja kinnistumise lõpule. Ta sundis meid ühinema, ise seda tahtmata ja õhutas küpsevat eestlust ja lätlust võitlema meie vastu. Nii ja väga palju on loomulikult baltisaksa memuaristikas juttu 20. sajandi esimeste kümnendite poliitilistest sündmustest. 1905. aasta revolutsioon, siis esimese maailmasõja puhkemine, vabadussõda Balti provintsides, Eesti Vabariigi rajamine, aga arvestades praegust nappi ettekande mahtu, ma need teemad olen kõrvale jätnud, nii et me oleme siis jõudnud juba Eesti Vabariigi perioodi ja räägime, kuidas siis baltisakslased, kuidas nad nägid noort vabariiki ja enda staatust või olukorda selles uues situatsioonis. Oswald Hartke lahkus vabadussõja ajal Eestist ja lahkus Saksamaale ja ta pöördub tagasi, ta abiellus Saksamaal, küll siis Balti neiuga ja 1920. aastate esimesel poolel tuleb ta Tartusse tagasi. Ja kuidas ta siis kirjeldab seda Tartut, kuhu ta tagasi tuleb, ta nimetab seda, ta räägib sellest, et Tartu on tundmatuseni muutunud, Tartu on muutunud halliks ja ka kunagised tuttavad, keda tema oma abikaasaga tänaval kohtas, olid muutunud kuidagi säratuks tema sõnul. Ja tsiteerin Hartket, kuidas ta seda siis seletab.
alles aegamööda mõistsime seda, mida oleksime ajaleheteadete järgi juba teadma pidanud. Tartus sakslased olid täiesti vaeseks jäänud. Lähikonna aadel oli mõisate peaaegu ilma igasuguse kahjutasuta võõrandamise tulemusel kaotanud majandusliku põhja. Paljud vanad inimesed, kes olid oma kapitali iseäranis kindlaks peetud rütlimõisate hüpoteekidesse paigutanud, olid seeläbi samuti oma vara kaotanud. Suur hulk lugupeetud linnakodanikke oli 1918. aastal punaste lähenedes põgenenud, et enam mitte kunagi tagasi pöörduda. Kui 90. aastate venestamine oli juba andnud rängalöögi Tartu sakslastele, siis praegu olid nad saanud surnahoobi. Saksa kaupmehed ja käsitöölised, kes olid orienteeritud eelkõige ülikooli ja aadli ringkondadest pärit klientidele, ei suutnud nii kiiresti uute aegadega kohaneda. Siis kohanemine oli see kõige olulisem märksõna. Ja Harke tekstide vahele tutvustaks ühte Eesti rühtelkonna liikme Konrad von Surmühleni seisukohta või kirjeldust, kuidas ta mõtestab kodumaal toimunud muutusi ja kuidas ta siis ka toetab 20. aastate keskel loodud kultuurautonoomiat. Ja tsiteerin. Meie kodumaa jaoks, kodumaa oli ikkagi Baltimaa igal juhul, meie kodumaa jaoks oli alanud nüüd uus aeg. See ei olnud enam endine Eestimaa. Sakslased kaotasid oma positsiooni, mis oli neil võimaldanud kujundada selle maa kultuuri. Sakslaste osatähtsuse määras ära nende arv ja see oli üsna väike, vaevalt 2,5% kogu elanikkonnast. Intelligentsete ja energiliste eestlaste juhtimisel moodustati iseseisev riik. Sakslastest mõisaomanikelt võeti maavaldused. Riigiteenistusse pääsemine ei tulnud sakslaste jaoks kõne alla. Paljud seisid sel pöördelisel ajal silmitsi oma elu alustalade purunemisega. Hirmutaval kombel kerkisid päevakorrale töötus ja vaesumine. Nii mõnedki, kes olid enne elanud heades tingimustes, pidid nüüd rahuduma pimedate keldrikorteritega. Saksa seltskonnas liikus üleskutse, aidake meie nälgivaid ja külmetavaid rahvuskaaslasi. See viis Saksa abi andmisse seltsi loomiseni, mis tegi viletsuse vähendamiseks kuni viimase minutini väga palju ära. Paljud rändasid välja, et alustada uut elu Saksamaal. Paigale jäänud, ja neid oli enamus, ei jätnud lootust paremale tulevikule. Esmalt seadis karm tegelikkus meid aga küsimuse ette. Kas baltlaste iidne kutsumus, teenistus selle maa heaks püsib veel edasi? Olime langenud juhtiva positsiooni kõrgustest rahvusvähemuse sügavikku. Näiteks huvitav on ka see, kuidas baltisakslased reageerisid muutustele Saksamaal siis Hitleri juhitud partei võimule tulekule. Ja Harke ütleb, et selleks ajaks Harke töötas Tallinnas, oli sisuliselt Saksa kultuuromavalitsuse tegevjuht, aga ametinimetus oli tal sekretär. Ja ta ütleb, et Eesti sakslased ei mõistnud Saksamaal toimunud murrangu suurust, kuigi kõiki sündmusi Saksamaal jälgiti elava huviga.
tsiteerin. Mitte päris ilmaasjata polnud Saksa saatkonna õigusnõunik Rosen Balti sakslasi nimetanud oma värki looduskaitsealaks. Viimast sõna oli siis jutumärkides. Olime maailmavaatel põhimõtteliselt jäänud pidama 1860. ja 70. aastate liberalismi. Tartu Ülikooli õitsenguaega ja vendade Oettingenide ajajärku. Olime end oma heade vanade traditsioonide sisse kerra tõmmanud ning üldsegi mitte päriselt märganud, et maailma ajalugu oli vahepeal edasi läinud. Rõõmustasime, et Saksamaal oli jälle tekkinud tugev valitsusvõim, et Eesti press väljendas end Saksamaa kohta palju ettevaatlikumalt ja näitas Saksamaa suhtes üles teatud vastutahtsi respekti. Ja vaatan veel kord kella. Tundub, et ongi paslik viimane natuke pikem lõik ette lugeda. See on Oswald Hartke mälestuste raamatu sissejuhatus, kus sissejuhatuses ta siis mõtestab kodumaa mõistet ja kodumaa mälestuse alalhoidmist pärast teise maailmasõja hakul või alguses toimunud lahkumist kodumaalt. Ja tsiteerin Hartket. Pärast sõda ümberasumist ja põgenemist suutsime me siiski taas leida kindla pinna jalge alla. Meie lapsed leidsid endale kogunisti tõelise kodumaa. Meie, mu naise ja minu kui vanemate inimeste kohta seda päris üheselt siiski öelda ei saa. Nõnda nagu me tunneme tänulikkust selle eest, et oleme pärast kõiki raskusi leidnud rahuliku elu, kindlustunde ja rahu maa peal, nõnda samuti tunneme me kodumaa kaotust ja seda üha valulikumalt, mida vanemaks me jääme. Kodumaa pole ju mitte ainult maastik, mis jääb meile unustamatuna meelde oma põhjamaises kehvuses, oma valgete suveööde ja ning paksude lume uppunud talviste metsadega. Kodumaa tähendab veelgi tugevamal määral inimesi, kelle keskel ollakse üles kasvanud. Perekonda, lähemaid ja kaugemaid sugulasi, kooli ja ülikooliaegseid kaaslasi, ühesõnaga tervet seda inimeste ringi, kus sa sündides sattusid ja mis sind kaitsvalt ümbritses. Need inimesed on nüüd igas ilmakaares laiali ja nende puudumine on meile vanemaks saajatele kibe. Seda inimeste ringi pole vanaduses enam võimalik uuesti üles ehitada. Püüdes vana kadunud kodumaad oma lastele lähemale tuua, oleme vaiksetel õhtutel neile palju jutustanud oma noorusajast ning üritan seda nüüd kirja panna. Seejuures on mulle vähem oluline tegelikkuses kogetu, kui aga meie koduse elukorralduse kirjeldamine. Nii ja nende Hartke sõnadega on rõõm tänane esinemine lõpetada. Aitäh teile! Võib-olla olen kommentaare, nagu ma ütlesin, siin on inimesi, kes teevad minust tunduvalt paremini tunnevad, nii et olge lahked. Teema on tõepoolest ju hästi põnev ja tegelikult inimesed asjaosalised olid ka väga raagiline. Üks nähtus, millest sa praegu rääkinud, aga ma jäin mõtlema sellele, et ma kunagi pidin tegelema patimata naistega ja ülikoolis ja lihtsalt nagu puhtalt arvandmeid vaadates
mõnevõrra üllatav tulemus, et oma poegi nad ikka saatsid ülikooli, aga oma tütreid nad saatsid ülikooli kõvasti vähem kui poisse ja need baltisaksa naised olid ülikoolis kõvasti alaesindatud võrreldes rahvuskopi suurusega, mis on, ma ei oskagi öelda, mis nähtus see tegelikult oli, kas see oli ka rohkem selline, et püüti nagu üldintimate traditsioonilist eluviisi säilitada või mis selle taga tegelikult oli. Igal juhul siuke ka silmatorkav erinevus nagu oli selles. Kuidas sulle tundub? Mulle tundub see viimane, mis sa ütlesid, et noh, just Harke puhul tuleb välja ka see, kuidas noh, see on ikkagi tagasi vaadates, eks ole, et millal ta kirjutas peale teist ilmasõda oma mälestusi, et kui maha jäänud oli ikkagi see Balti-Saksa maailm näiteks võrreldes Saksamaaga, et võib-olla jah, need on ikkagi traditsioonid, mida hoiti hästi tugevasti, et ta oli noh, Balti-Saksa provints. No see on küll jah. Ja noh, muidugi nende endi suhtumine ka sellesse, kui nende endi pojad ja tütred läksid uutesse elukutsetesse, kõik need ilukirjandusest välja paistavad, keegi läks näitlejaks, siis ta oli suhteliselt välja tõugatud ja noh, ega nad seda ka väga hea meelega ei vaadanud, kui keegi ülikooli professoriks pürgis, ka see ei olnud tegelikult tingimata selline teadus ja need kõik ei olnud ka need kõige esimesed elukutsed, mida valida, teise professori amet veel oli nagu auväärne, aga siiski, eks ole, kui me seda riigiteenistust enam ei olnud, ei osanud midagi teha. Jah, ütleme see kahe maailmasõja vaheline periood, et ma ei jõudnud nii palju neid lõike tutvustada, aga Harke räägib ikkagi sellest, kui erinevad need ringkonnad olid ja kui erinev oli see kohanemine, et noh, mindi edasi ju Saksa kultuurautonoomiaga ja näiteks siin tuli välja Tallinna-Tartu vastuseis, et tartlased leidsid, et Tartu on ikkagi see Balti-Saksa vaimukeskus, et siin on ülikool, siin on korporatsioonid, siin on sõlmitud need eluaegsed sidemed, et noh, vastuseis ka sellele kultuurautonoomiale, mis oli uus asi ja sellega kohanemine ei olnud sugugi nii ühene ja lihtne. Võib-olla kommenteeriksid naisi veel. Seesama Harke, tema õde oli selline paras sinisukk ju. Ja ta siis pärast esimest maailmasõda sai siis Saksamaale minna õppima ja tegi doktorikraadi ja oli siis akadeemiline naine. Aga kui ta siin Tartus selle tütarlaste kooli lõpetas, siis ta oligi nagu selline lipitas purgis. Et nagu õhku oli vähe, ei saanud nagu tegutseda, kuskile pääseda, siis ta katsetas ühte teist, mängis klaverit, noh sellest ikka ei tulnud piisavalt hästi välja. Pianistiks hakata või midagi sellist. Ja Tartus oli siis kaks, tema tutvus olid ka tütarlast, kes olid läinud enne esimest maailmasõda Saksamaale ülikooli ja need olid nagu sellised emantsipatsiooni musterneedised siis. Aga noh, eesti keel niimoodi räägiti, nagu noh, natuke vangutati pead. Üks oli ka advokaadi tütar ja ma ei mäleta, kes teine, aga ka mingisuguse sellise vabailukutse esindaja. Et jah, et see oli ikkagi noh, traditsioonid ja kuidagi nagu, no ilmselt ei tulnud enamus ka selle peale, peaks tahtma õppida. Jah, see ongi tegelikult, et ühel poolt on need näited sellistest väga edumeelsetest, aga et keskmine tegelikult oli nagu hästi tahtnud tegelikult. Hästi kinnine, hästi kodune. Ja ütleme veel selline, noh, see positiivne näide jälle oli see esimene Saksa naisprofessor oli Balti-Saksa. Margaretha von Wrangel ja kui tema läks Saksamaale õppima, ega seal ka ju lihtne ei olnud, et palju soovitati, kas sinna või sinna ülikooli, et seal ülikoolis professorid suhtuvad naistesse paremini kui seal, eks ole. Et seal igal pool ikkagi tegelikult nagu see ukse või akna raiumine ja lahti moorimine. Aga noh, temale ka kodused kirjutasid kirju selliseid, haletsesid teda, et sa on vaesekene küll, et sa oled seal välismaal ja õppinud, et hommikul magad õigusma ja mõtle ikka hästi järele, äkki tuled koju tagasi. Jah, et noh, aga seda tuleb vaadata tollades kontekstis. Tundub ka see Balti-Saksa kombestik oli naiste suhtes kuidagi iseäranis kammitsev ja noh, hoidis väga neid traditsioone. Küsimusi?
Te rääkisite sellest üliõpilase elu muutusest, siis vist kuidas Harke seda nägi. Aga kas olete ka kursis üliõpilaste endi mälestustega nagu sellest kuldajastust nii-öelda ja siis sellest mitte enam nii väga kuldsest ajastust, et kas sealt on midagi põnevat välja tuua? No neid mälestusi õpingutest Tartu Ülikoolis, neid mälestusi on hästi palju. Neid on tõepoolest palju, et osa neist on ka eesti keeles, et antud juhul ma neid esile ei toonud, aga te mõtlete seda erinevust siis 20. sajandi alguse ja 19. sajandi lõpu korporatsiooni elu ajal. No vot, ma ei oska niiviisi kommenteerida, aga Hartke seda näeb, et 20. sajandi alguses on see muutunud kuidagi pillavamaks ja rikkamaks, aga samas kuidagi sisutuks, et ta räägib ka seda selles kontekstis, et kogu see seltskondlik elu on vandunud ja alla käinud, sest eliit on lahkunud Saksamaal, et see oli selle mõte. Et aga väga üldiselt ja kõigi nende korporatsioonide elu suhtes, et ma jään vastuse võlgu, et võib-olla Reet teab, oskad sa rohkem võrrelda? Ma tooks mul on vahel ühe teiste teema siin. Tegelikult oli seal ju see, mille nad ära unustavad, millest nad ei taha üldse rääkida, mida nad lihtsalt ei näe, mille suhtes on pimeda. Et seal kõrval on ju venelased üles ajal. Et tegelikult see vaimsus kolis vene üliõpilasseltsidesse. Vene professorid oma vene tudengitega suhtlesid äärmiselt vaimsel tasemel. Et ta ei näe nagu üldse, et on olemas seal kõrval olid need vaesed vene tudengid, kellel raha ei olnud, aga selle eest nad lugesid kõike, mis nad kätte said ja pidasid selliseid maailma parandamise plaane ja kõike, eks ole, et see maailm on tõesti talle täiesti võõras, ta on tegelikult huvitav jälgida, et need on täiesti paralleelmaailmad, mis ongi nagu kõrvuti. Et nad nagu üldse ei puutu kokku. Lugeda venetangite mälestusi venekeelseid, siis seal on sama lugu, nemad ei tea mitte midagi Balti-Saksa maailmast enda kõrval. Aga nad õpivad ikkagi ühes ülikoolis, see on võimalik. See on väga suletud kokku. Elevant mida eri külgedest katsutakse selle loidikiku ja enne saab saba. Aga seda see Siegfried von Wegesack, kes oli tuntud kirjalik ja mille Balti tragöödia eesti keelde tõlgitud, et tema on oma meenutustes kirjutanud, et ülikoolil ei olnud nagu midagi pakkuda venestuse ajal, aga Tartusse mindi tekli järele. Et on perekonnitamise korporatsiooni kuulumine lihtsalt selline oluline asi, temal oli 7 vend, kes läks, et lihtsalt olid seal, tegid mürtsu, said oma värvitekli kätte ja siis läksid kuskil Saksamaa ülikooli või kuskile mujale nagu päriselt õppima, aga see vahepeatus oli lihtsalt oluline, et see neid korporatsioone ka natuke toitis. Aga nad jäid muidugi siin järjest vähemus, näiteks ka järjest venestuse jooksul vähendati seda arvu, mis oli korporatsiooni püsimiseks vajalik liikmete arvu. Et lõpuks vist oli isegi 10 või 15 siin kuskil Eesti Vabariigi ajal. Muidu oli ette nähtud põhikirjas, et kui langemad alla 25 organisatsioon suletakse, siis tegelikult polnud suur. See bursiliik ja selle liigi, kui see šampanja ajastu ja kõik. See oli natuke varem kui see jaoks. Aga üldine elatustaseme tõus oli natuke see, mis sellist. Tahtsin siin Reeda jutu juurde näidata väljaanne Trevali ja Peterburi vahel, mis sisaldab suure hulga, ma ei tea kui palju Eestimaa rüütelkonna liikmete mälestusi ja eks nad siis suur osa või enamus, ma ei julge öelda kõik, aga enamus ikkagi Tartus ülikooli tulid ja siit nendest mälestustest tuleb ka välja, et see korporatsiooni kuulumine oli tegelikult palju olulisem kui õpingud ülikoolis, et see värvimütsi kätte saamine ja siis lahkuti oma tegusid tegema. Ja need värvimüts kõige olulisem ei olnud valisid, kui see väga palju tehnilisi erialasid, mis on jällegi teema, millest me oleme rääkinud, mis tuleb hiljem arvutast välja, et sõdade vahelise Eesti insenerid ja suuresti baltisakslased
ka ei läinud väga õppima tehnika erinevalt, noh mingil määral Peterburis ja õpiti, aga nemad ei ole need, kes mälestusi kirjutasid. aga ma usun, et me oleme täna juba päris pikalt ja põhjalikult baltisakslastest rääkinud, et ma loodan, et see võimalus tekib teinekord jälle, sest huvi paistab selle teema vastu hästi suur olevat. Suur aitäh tulemast ja kohtumiseni järgmisel korral. Tunnistan, et ma ei mäleta, millal see järgmine kord on, aga te